Tere! Kui me mõtleme keskajale, siis mis meile esimesena pähe tuleb? Ilmselt kuningad, rüütlid, lahingud, eks? Aga tegelikult on see pilt, see on natuke liiga lihtne. Tegelikult oli keskaeg lugu kolmest täiesti erimast maailmast, mis eksisteerisid üksteise kõrval. Ja just see, kuidas need maailmad, linnuse, linna ja hüljatute maailma omavahel põrkusid, kujundas selle Euroopa, mida me täna tunneme. Lähme vaatame seda asja lähemalt. Niisiis, kuidas see ühiskond üldse üles ehitati? No, teoorias oli kõik väga selge ja lihtne. See seisis justkui kolmel sambal, mida peeti lausa Jumala poolt seadud korraks. Ja need olid, esiteks, need, kes palvetavad, vaimulikud. Teiseks, need, kes sõdivad, aadel, rüütlid. Ja kolmandaks, need, kes töötavad, ehk siis talupojad, kes pidid neid kaht esimest üleval pidama. See oli ideaalplaan, see oli blueprint, mille järgi kogu elu pidi käima. Ja kus see ideaalkaart siis kõige selgemalt väljendus? No muidugi linnuses. See oli selle esimese maailma absoluutse süda. Ja ärge mõelge sellest kui lihtsalt mingist kindlusest. Ei, see oli võimukeskus, kus needsamad palvetajad ja sõdijad elasid ja kus nad tegelikult valitsesid. Mis oli siis see mootor, mis seda maailma käigus hoidis? See oli feodalism. Ja siin on üks väga oluline asi, millest tuleb aru saada. See polnud riik sellises mõttes, nagu me täna riiki tunneme. Unustage ära piirid ja valitsusasutused. See oli pigem nagu isiklike vannete ja lojaalsuse võrgustik. Kogu asi põhines ühel lihtsal tehingul. Saad maad, aga vastutuseks annad oma lojaalsuse ja tuled sõtta kui vaja. Ja just see hoidiski kogu süsteemi koos. Ja vaatame seda lepingut lähemalt. See on tegelikult üsna lihtne. Ühel pool on isand ehk senjöör. Tema annab oma vassalile maatükki, mida nimetati lääniks. Ja mida vassal vastu annab? Ta vannub truudust ja lubab oma isanda ees sõtta minna. Nii lihtne see oligi. See isiklik side, see käepigistus oli absoluutselt kõige alus. Kogu poliitiline ja sõjaline võim toitus just sellele. Aga selline abstraktne võim vajas ka, füüsilist kuju. Ja mis need Eestis olid? Loomulikult linnused. Mõelge korraks Toompeale, Narva Hermanni linnusele või Kuressaare piiskopi linnusele. Need ei olnud lihtsalt mingid suvalised kivihunnikud. Ei, need olid feodaalkorra närvikeskused. Siit koguti makse, siin mõisteti kohut ja siit mindi sõtta. Need olid need konkreetsed kohad, kust maad ja inimesi päriselt valitsid. Ja kui me räägime sellest sõdivast seisusest, siis kes oli selle posteri poiss, selle superstaar? No loomulikult rüütel. Aga ta oli palju enamat kui lihtsalt sõdur. Ta oli ideaal. Kujutage ette, raskes raudrüüs, uhke hobuse seljas, temalt oodati, et ta järgiks ranget aukoodeksid, kaitseks kirikut ja abistaks nõrgemaid. Lühidalt öeldes ta oli selle linnuse maailma elav kehastus. Aga see maale ja sünniõigusel ehitatud kord ei saanud igavesti püsida. Selle kõrvale hakkas kerkima midagi täiesti uut. Uus, pulbitsev, elav jõud. Linn. Ja see oli teine maailm. Maailm, mis esitas vanale korrale väljakutse täiesti absoluutselt uute reeglitega. On üks vana keskaegne saksa ütlus, mis võtab linna olemuse ideaalselt kokku. Linna õhk teeb vabaks. Ja teate mis? See oli sõna otseses mõttes tõsi. Kujutage ette, kui päris ori suutis mõisas põgeneda ja elada linnas täpselt aasta ja ühe päeva, ilma et teda kinni nabitaks, oli ta seaduse järgi vaba mees. Maailmas, kus enamik inimesi oli justkui maaga kokku kleebitud, oli see oli täiesti revolutsiooniline lubadus. Jah, linnas ei maksnud enam isanda sõna. Siin kehtisid organisatsioonide reeglid. Olid näiteks gildid, need olid kaupmeeste klubid. Siis olid tsunftid, mis ühendasid erinevate alade käsitöölisi. Ja muidugi kõige võimsam neist kõigist, Hansaliit. See oli ju linnade endi liit, mis kontrollis kaubandust praktiliselt kogu Läänemerel. Siin polnud oluline, kes su isa oli. Siin luges see, mida sa oskasid ja kui palju sul raha oli. Ja see muutus on tegelikult näha ka kaupmehe enda tegelaskujus. Vaadake, varakeskajal oli kaupmees selline sõdalane rändur, seikleja, kes ise oma kaubaga mööda ohtlikke teid ringi rändas. Aga hiliskeskajal, siis oli ta pigem kontoripõhine mänedžer. Ta ei reisinud enam ise, vaid juhtis oma impeeriumi kontorist, kasutades agentide ja kirjalike lepingute võrgustikku. Ühesõnaga, kaubandusest oli saanud äri, nagu me seda täna mõistame. Aga selle kõige kõrval, linnuste uhkuse ja gildide säravarjus oli olemas ka kolmas maailm. Ja see oli hüljatute ning kannatajate maailm. See oli see maailm, mis paljastas, kui habras kogu see ilus kord tegelikult oli. Ja see on see karm reaalsus, millest me ei saa mööda vaadata.
Ja kui me räägime haprusest, siis miski ei raputanud keskaegset maailma rohkem kui must surm. See ei olnud lihtsalt mingi haiguspuhang. See oli täielik kataklüsm, mis pühkis minema kõik senised arusaamad. See oli nagu apokalüpsis, mis saabus Euroopasse ja muutis absoluutselt kõik. Ja see number siin, see on peaaegu hoomamatu. Kuni pool, 50% Euroopa elanikkonnast surnud. Proovige korraks ette kujutada, iga teine inimene, keda te tunnete, lihtsalt kaob mõne aastaga. See oli nii ränk löök, et ühiskond ei toibunud sellest sajandeid. Ja isegi enne katku, mis oli enamiku nende töötajate igapäevane reaalsus, see oli päris orjus. Mida see tähendas? See tähendas, et sa ei olnud vaba inimene. Sa olid seotud maaga, justkui oleksid osa sellest, nagu puu või kivi. Sa kuulusid isandale. Sa ei tohtinud ilma tema loata lahkuda ja sa pidid tema heaks tasutud tööd tegema. See oli miljonite ja miljonite inimeste saatus. Ja isegi see vabadust lubav linn, see tõmbas väga selged piirid. Väljaspool linna müüre ja tegelikult ka müüride sees elasid need, keda kardeti, põlati ja vältiti. Kerjused, hulkurid, timukad, keda peeti ebapuhtoks, pidalitõbised, keda hoiti eemale, eraldi getodesse surutud juudid, nemad olid selle niinimetatud uue korra tume varri. Ja see on karm meeldetuletus, et see suur vabadus polnud kaugeltki mõeldud kõigile. Nii et lõpuks jääb õhku küsimus. Mis siis selle keskaegse maailma lõpuks murdis? Kas see oli linnade ja kaubanduse aeglane, aga järjekindel kasv, mis lõi uusi võimalusi ja uusi mõtteviise? Või oli see hoopis katku totaalne ja äkiline kaos, mis tekitas tohutu tööjõupuuduse, andis ellujäänud talupöödadele ootamatult jõudu juurde ja raputas kogu feodalismi alustalasid? Teisisõnu, kas muutuse tõi areng või tõi selle hoopis kokkuvarisemine? See on see küsimus, mis aitab meil mõista, kuidas üks ajastu lõppes ja täiesti uus algas.